Kes on Hendrik Sall-Saller? No, ma arvan, et Hendrik Sall-Saller on paljude jaoks jumal. Et ta on tõeline staar, ta on fenomenaalne karakter. Just minu jaoks on võib-olla kõige põnevam see osa, et kui aus, kui fassaadivaba, kuidas ta suhtub oma publikuga ja tegelikult need sõnumid, mida ta on oma muusikasse pannud ja tõesti, kuidas see on inspireerinud tuhandeid, sadasid tuhandeid, tegelikult kogu Eestit. Kõik teavad neid sõnu, kõik teavad neid meloodiad, võid une pealt kaasa laulda, et see on nagu mingis mõttes, see on nagu omaette siuke nagu täiesti laulupea materjal. Minu jaoks ta on ennekõike väga inspireeriv loominguline inimene ja loov inimene. See on nagu see, mida mina temas olen alati näinud, et kuidas on võimalik, et üks nagu loov inimene on ennast nii hästi nagu oma loominguga nii hästi hakkama saanud ja seda nagu kenasti nagu ka ettevõtjana nagu ütleme nii, et nagu muusikuna läbi löönud väga hästi. Et see on üks. Teisalt nüüd, kui me täna hommikul käisime ka teles, siis ma saan aru, et ütlesin mulle, et jah, et ta on sõber. Et ma ütleks, et ta on üks väga kihvt mees. Mina arvan, et ikkagi rahvalaulik, et nii hästi võtakski kokku selle, et kõik ju teavad neid laule ja suuresti ka meie muusikakarjäär sai tänu ühele laulule siis väga vinge hoo sisse, et Mitte ainult muusikakarjäär. Jah, mitte ainult muusikakarjäär on ju. Et ma arvan, et see on see hea asi, et keegi just küsis mult üks päev, et kuidas mul nii kähku sõnad pähe jäävad, siis ma arvan, et see on esiteks, tuleb olla hea laulukirjutaja ja seda kindlasti Hendrik on ja siis jäädki sõnad kähku pähe ja saad kõike kaasa laulda niimoodi, et sa isegi kunagi neid sõnu näinud ja lugenud. Mul võeti nii kenasti sõnad suust, aga jah, et selle rahvalauliku pealt, nagu siin filmi alguses kõlas see mõte, et mis Maiade siis mingi kalendrist ja ma ei tea, mis iidsest rahvatarkusest välja tuli, et Hendrik on meil ravitseja. Nagu ta ise ütles, et terapeut, et ma arvan, et see peab paika, et täpselt need laulutekstid, mis ta on loonud, need kõnetavad meid kõiki ja mõnesid eriti tugevalt oma kogemusest võin öelda, on ju. Aga sa ei tahtnud, et ma ütleks muusik, aga ma ütleks muusik selles tähenduses, mis ka filmist kõlas, et ta on südames ja oma olemuselt läbilõhki muusik selles mõttes, et ta ei ole kunagi teinud seda, vähemalt mis mulle mulje on jäänud, ei raha ega kuulsuse pärast, vaid sellepärast, et talle meeldib seda teha ja nad teevadki seda nii kaua, kuni neil endal fun on ja nad saavad teha seda, mis neil endale meeldib. Smilersiga siis. Nii et ootame Smilers 40 kontserdit. Või 50 või 60 või kaua mehed jõuavad igal tahes. Kõige legendaarsem Eesti muusik. Smilers on Eesti parim bänd. Faktid. Aga miks ta on kõige parem bänd? Lihtsalt need laulud on niisugused, mis kannavad kuidagi sind kaasa, mis on ajatud, kõnelevad ja see nagu muusika ja lüürika sümbioos on miski, mis on mind alati nagu paelunud. Et kuidagi lähevad hinge ja kõnetavad tõesti erinevas vanuses inimesi ja tõesti saadavad eestlasi läbi elu minu meelest. Aga esitan nüüd sulle küsimuse, mille ma küsisin ka tänastelt külalistelt siin. Kes on Hendrik Sall-Saller? Siin ma olen, et vaadake see film ära ja enam-vähem ekselt ikkagi tegelikult tuleb üsna palju välja, et kes ma olen. Et seal, nagu me alustasime, tegelikult muinasjuttu pole üldse, et päriselt selline olengi.